tulemast vaatama Lifekeskuse podcasti 3. episoodi. Seekordses osas oleme Lifekeskuse Tartu filiaalis ning minuga on meie silmapaistev terapeut Äli Saav, kellega kusjuures koos me alustasin MER biofeedbacki terapeudi õpinguid, nüüdseks juba pea 3 aastat tagasi. Ja sellest saamegi täna lähemalt rääkida, kuidas Älis üldse jõudis selle teraapiani, kuidas isiklik tervise mure ja positiivne teraapia kogemus võivad muuta ka lausa kogu karjääri suunda. Tere kuulsakaasale! No tere, Kristo! On tegelikult alles teekond olnud, on ju, et selles mõttes meil on tegelikult aeg päris kiiresti lennanud. Juba ongi vist 3. aasta või 3. aasta saab täis. Alles alustasime. Jah, alles alustasime. Me täna pikalt sellest MER biofeedback teraapia teooriast nagu ei räägigi. See me oleme saanud nüüd eelmistes episoodidest räägitud, kaetud. Seega täna me keskendume puhtalt sinule. Ja esimene siuke küsimus ongi see, et tegelikult mis on su olnud siuke nagu eelnev üldse nagu karjäärialane kogemus, et mis see eelnevalt toimetanud? Jaa, ma olen ikka mõnes mõttes siuke hunt kriinsilm, et elu on mind pannud sellisesse kohta, kus tegelikult mul on nii palju oskusi. Vahel ma mõtlen, et nagu miks mul peab neid nii palju olema, aga mul reaalselt on. Mind on lihtsalt elu on vohminud siia ja sinna ja kasvatanud. Vahetult enne biofeedback terapeudiks õppimist töötasin ma 2 spirituaalsele õpetajale, ma olin nende personaalne assistent. Tänaseks päevaks on neil üle 90 000 jälgija. Ja ma olin selles rollis siukene aasta 3 kuud umbes. Okay. Ja mees oli Pakistanist, naine Indiast. Eriti veel ja maailmarändurid, täielikult maailmarändurid, selles mõttes, et nad olid väga pikalt resideerinud Kanadas, aga siis, kui mina neile töötasin, siis nad olid Horvaatias, siis nad olid Lõuna-Ameerikas, siis nad olid Ameerikas, siis nad olid jälle Kanadas, nii et põhimõtteliselt minu tööaeg sõltus hästi palju sellest, millises ajavööndis nemad parasjagu olid. Ja see kogemus, ma pean ütlema, et see on elu üks võib-olla kõige rikastavamaid kogemusi, just nagu võib-olla nagu ka oskuste lihvimise poolest, sest ma pidin tulema siit toime absoluutselt kogu nende elu koordineerimisega. Nende juuksurid, nende autod, nende autojuhid, kõik nende appointmentid, kuhu nad tahtsid minna, kõik nende mingisugused paastulaagrid, kuni sinna välja, et millised teraapiad ma neile sinna valisin, on ju. Ja sain veel siis vahel isegi pahandada, kui mõni koht oli broneeritud ja ma ei jõudnud neile selleks aega panna. Okay. Ehk siis nagu seal oli kõike, aga seal oli ka nii palju positiivset selles mõttes, et ma käisin läbi võib-olla selliseid kohti, mida ma üksinda ei oleks endas kätte saanud. Ma sain nendega astraalrännakul käia. Selles mõttes, et igasuguseid erinevaid vaimseid praktikaid oli seal väga palju. Seda sügavuti avanemist oli kogu selle rännaku jooksul väga palju. Ja nemad olid ka ühed nendest, kes algusest peale nüüd ütlesid mulle, et Älis, sinu kõige suurem õppetund on hakata ennast armastama. Ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et no kuidas. Ja siis, kui meil lõpuks koostöö lõppes, siis 2 kuud hiljem ma sain aru, et vau, nende viis mulle enesearmastust õpetada oli läbi päris nagu sellise mitme ebaõiglase situatsiooni. Näiteks mina võisingi olla süüdi selles, kui ma ei saanud seda jalamassaaži aega sinna, kus nemad jäid hiljaks, aga mina justkui nagu olin, on ju, et mina ei pannud õigeks hetkeks seda. Neid kordi nagu oli, sest kui inimene on juba nii kaugel või nii suur või et tal on nii palju jälgijaid, siis nad ikkagi nagu vahel kipuvad nagu süüdistama teisi oma tegemata jätmiste eest. Yeah. Ehk siis oli absoluutselt väga väärtuslik kogemus ja ma ütlen, et ma austan neid inimesi, ma pean neist lugu siiamaani, aga kogu selle töö jooksul, kui ma alustasin nende alamana, siis praegu ma tunnen, et ma enam kindlasti ei jää neile alla, vaid et ma olen juba nendega ikkagi võrdne. Ma ei pea tundma ennast kuidagi vähemana, sellepärast et nemad on justkui nagu spirituaalselt kaugemal arenenud või mis iganes. Et see oli niisugune väga põnev aeg. Kuidas sa üldse sinna jõudsid ja kuidas sa neid nagu üles leidsid? Kas sa olid nendeks esimene assistent või see oli enne neid oli ka keegi? Sellega oli üldse selline lugu, et
oli see tohutu järjekordne inimeste nii-öelda silmade avamise laine. See oli enne koroona aega. Mina olin juba elus jäänud suhteliselt üksinda, sellepärast et mul ei olnud väga palju neid, kellega ma resoneeruksin. Lihtsalt ei olnud enam inimestega rääkida sarnastel teemadel. Iga inimese elus, kes hakkab vaimselt arenema, see hetk ühel hetkel tuleb, kus inimesed vahetuvad. Ja siis, kui ma sattusin nende mingisuguse video peale, siis ma mõtlesin, et issakene, keegi veel räägib samas keeles nagu mina, kes kasutab sama leksikoni. Ja ma kirjutasin, mingi asja peale ma kirjutasin neile kirja, see naisterahvas otsis mingisugusele probleemile lahendust ja ma lihtsalt kirjutasin talle mingid soovitused. Ja ta ütles mulle vastu, et ma olin nii üllatunud, et nagu neil on nii palju jälgijaid ja ta leidis selle minu kirja ja ta vastas mulle, et ta tunneb, et ta peab mind hoidma lähedal. Ja sealt algas meie ühine teekond. Ehk see oli ikkagi nagu mingisugune suurem hinge kokkulepe, mis meid toodi lihtsalt niimoodi kokku orgaaniliselt. Ja siis, kui see sai täidetud, siis see sai nagu lõppeda ja ma leidsin Eestist need inimesed, kellega nagu vägevalt looma hakata. Okei, siis ühesõnaga jällegi elul on omad mingid teatud nüansid, millega lihtsalt pannakse inimesed kokku. Tahad või taha oma nii-öelda sellest eesmärki luua, et mida sa teed, on ja siis ikkagi nagu mingite väikeste nüanssidega võid elu totaalselt nagu suunda muuta. Absoluutselt. Ja enne seda olin ma aastaid pikalt, nii kaua kui ma mäletan, olin seotud Maaülikooliga. Ehk siis 2016 ma kaitsesin doktorikraadi fütopatoloogias. Ma uurisin ühe väga tuntud patogeeni, kartulilehemedaniku põhjustaja sugulist paljunemist Eestis, Lätis ja Leedus. Et see on niisugune väga oluline teema põllumehele, sest lehemedanik suudab üle 70% saagist hävitada. Ja see on üks asi, millel tuleb lahendust leida. Ja miks ma seda uurisin, on see, et selle patogeeni nii-öelda elustiil on muutunud, kui ta vanasti levis ainult vegetatiivselt, ehk siis nagu läbi õhu, siis nüüd ta on suuteline säilima mullas üle 4 aasta, mis jälle toob oluliseks nagu viljavahelduse, et ei kasvataks sama kultuuri sama iga aasta. Et see nii-öelda oospoor või see eos, mis seal mullas on suuteline siis ellu jääma, et tema saaks nagu piisavalt pika vahe, et ta häviks, on ju. Et me ei pane kohe sinna seda uut kultuuri peale, mille peale ta saab nakkuda. Ühesõnaga, see oli see, mida ma uurisin seal. Kui ma 2016 lõpetasin doktorikraadi kaitsmisega, siis sealt edasi ma läksin toiduteaduse osakonda, kus ma olin taimse toorme lektor ja ka teadur ja võib-olla nagu üks ägedamaid asju, see, et ma tudengitega tegelesin, okei. Aga see, et ma sain ka tootearendustes osaleda ja minu sulest on välja tulnud ka üks Eesti parimaid kaerapiimasid, mis mingi aeg oli väga edukalt lettidel. Aga ma saan aru, et seal see tootmine läks liiga kalliks, sest Tetrapaki liinid on kallid ja siis tootmine toimus Rootsis. Ja praegu seal on mingisugune seisak, aga see oli nii äge protsess, katsetada kõik seal nende ensüümidega toimetada, et saada siis nagu täpselt õige maitsega kaerapiim ja see oli kõik väga tore. Neid tooteid, mida ma välja töötasin, oli seal mitmeid. Okei, oskad sa nimetada, sa oskad kindlalt, mis need sportlastele tegime seal näiteks B-vitamiini toidulisandit või siis nendele inimestele, kes võib-olla ei soovi kasutada gluteeniga tooteid, sai seal kamasid katsetatud. Minu arust on turule ka tulnud kanepi peal erinevaid tooteid, et niisugune nagu tore ja põnev ka eluetapp, on ju. Absoluutselt. Et aga seal ma järjest enam hakkasin tundma nagu aasta-aastalt see tunne minust süvenes, et ma ei täida oma täispotentsiaali, ma ei anna tagasi seda, mida ma ei anna justkui tagasi elule seda, mida ma olen tulnud andma. Et sealt siis ma läksingi seda spirituaalset teed. See oli ka see aeg tegelikult, kus tuli see koroona aeg ja hakkas kaugtöö. Ja ma sain sellele 3. lapse, nii et ma nii või naa olin nagu sealt nii-öelda laborist olin eemal. Ja sealt siis hakkas sündima nagu muu ja tegelikult sellel hetkel mul oli juba see tervise teema ka, milleni me võib-olla jõuame selle vestluse käigus. Okei. Ühesõnaga, tegelikult me peaks siis sind kutsuma doktoraalis saamiseks. Jah, ma olen ametlikult doktor küll, jah. Okei, no vot. Siis järgmine kord ma panen selle märgi. Mulle meeldis, kusjuures minul on see lugu, et ma olen seda arutanud ka meie juhiga Üllega, kes on nii palju elu näinud ja üks inspireerivaid naisi üldse on ju, et
mul ei ole selles kohas üldse mingisugust vajadust rõhutada, et mul on see, see justkui nagu see ei ole mu jaoks midagi, mille eest ma tunnen, et ma peaksin olema nähtud või see lihtsalt on üks asi, mille ma tegin ära, nagu igaüks võib doktorikraadi teha endale. Et see on nagu, mul ei ole selle koha peal seda, et ma olen doktorali. Veits kõlas nagu selline krimisari või mingi. Jah. Aga kuidas sinna doktorikraadini jõudsid, et miks just selline teema konkreetselt? Sellega oli niimoodi, ega mul ei olnud ambitsiooni saada doktorikraadi endale. Ma tegelikult mõtlesin, kui ma bakalaureuse ära lõpetan, siis ma avan käsitööpoe üldsegi. Mulle niimoodi meeldib kududa, mulle meeldib heegeldada ja kui külmem aeg tuleb ja hakkab juba vaikselt siin lund viskama siia-sinna, siis mul juba sõrmed sügelevad, siis ma tahaks käsitööd teha. Aga siis juhtus niimoodi, et minu juhendaja tuli mulle koju ja siis koos tolleaegse abikaasaga siis nad veensid mind, et aga mis mõttes sa seda, milleks on ju. Ja eks ma läksin siis sinna magistri, tegin ka ära ja siis juhtuski niimoodi, et kuidagi lapsepõlve pikendamine oli see doktorikraadi kaitsmine. Ja tegelikult ma pean ütlema, et mul oli seal väikene selline, kuna ma olen sõnn ja keegi oli midagi, üks professor oli öelnud minu kohta midagi. Ühesõnaga, tulen kaugemale tagasi. Oli nii, bakalaureses, kui ma käisin, siis bakalaureus mul venis 5 aastani. Tavaliselt on see 3 aastat. Mul venis 5-ni, sellepärast, et meil oli perekonnas katastroof või see oli ikkagi nagu negatiivne sündmus, kus meie pereäri, puiduettevõte ja ka minu ema elumaja põlesid maha. Okay. Ja siis peale seda ma hakkasin ju ka tööle, et oleks sissetulek, et saaks elatud on ja see bakalaureus venis 5 aasta peale, sest töö sai mingil hetkel korraks tähtsamaks, see enda hakkama saamine, elus hoidmine on ju. Ja siis üks professor ütles minu tolleaegsele juhendajale, et ära väga palju sellest tüdrukust looda, ta ei pruugi sul ära kaitsta. Tal oli eelarvamus minuga, sest ma bakalaureus venitasin on ju. Siis mul oli niimoodi, et ja ma kaitsesin oma magistritöö niimoodi, et ma lõpetasin magistri cum laude. Tubli. Mul oli vaja ju tõestada. Muidugi. Ja siis ma tegin selle doktorantuuri ära ja kusjuures doktorantuuri ma tegin niimoodi, et ma tegin, kui tavaliselt nominaalne aeg on 4 aastat, siis mina tegin vähem kui 4 aastaga, pluss ma sain oma esimese lapse selle aja jooksul. Et see oli nii piisav minu jaoks, et öeldi minu kohta nii, et ära temast palju looda. Ja ma olen tänaseks päevaks aru saanud, et need sellised ütlemised ja need sellised haavad või haavajad on tegelikult ühed kõige suuremad õpetajad ja neile tuleb olla tänulik. Ja tänu sellele professorile tegelikult ma kaitsesin cum laude ja ma tegin vähem kui nominaalse ajaga doktorikraadi. Enamus inimesed doktorikraadi teevad 6, 7, 8 aastat. Ma tegin vähem kui 4 aastaga, sest mul oli see drive oli nii tugev sees ja see sõnn minu sees oli see, et mul on punane rätik näidatud ja nüüd ma lähen. Ja see on see sihikindlus, püsivus ja siis lihtsalt raiud on ju. Mis tegelikult näitabki see, et mõned haavajad ei ole tegelikult nagu kokkuvõttes sinu jaoks haavajad on ju või inimeste jaoks on võid olla lihtsalt kannustajad. Nad on õpetajad. Nad annavad selle drive'i on ju. Siis pärast hiljem mõtled, et tegelikult aitäh sulle selle eest. Jah, just. Ma pean väga kõrgelt lugu kõikidest nendest inimestest, et lahti on lastud need valusad kohad. Pigem olen keskendunud tänutundele ja see teeb vabaks, et ei ole vaja kinni hoida. Väga hea. Okei, ja see on nüüd siis, ma saan aru, peale seda doktorikraadi, seda nüüd ma saan aru siis 3. lapse kodusolekut, jõudsid sa siis Mere Biofeedbackini. Jah. Miks just Mere Biofeedback, kuidas sa jõudsid? Minu jaoks sai see alguse niimoodi, et sellel hetkel ma vajasin ise abi ja miks? Ma olin hädas päris halvavate paanikahoogudega.
no see oli niimoodi, et kui mul see paanikahoog käivitus, siis ma sain olla ainult voodis ja ma vappusin niimoodi, et mul ei olnud absoluutselt kontrolli oma keha üle. Ja see oli, pehmelt öeldes ju ebameeldiv elustiil. Jube raske, no nii raske on niimoodi elada. Ja miks need paanikahood mul olid, oli see, et kui mul 3. laps sündis, siis keha jaoks on see ikkagi nagu küllaltki naise keha jaoks sünnitamine on traumaatiline kogemus, sest ta peab nii palju avanema ja kõik, ühesõnaga füüsilisel tasandil see on ikkagi nagu kergelt öeldes traumakogemus. Ja trauma on see, füüsiline trauma eriti on see, mis võib käivitada kehas, kui seal on olnud mingi allamaetud füüsiline teema, siis see võib selle käivitada. Ja minu jaoks nii see läks. Minus käivitus, mis oli aastaid kindlasti mu sees olnud, hiljem tuli välja puukborrelioos. Just 3. lapsega? 3. lapse sünnitamise järgselt. Ja tollel hetkel ma ei valinud medikamentoosset ravi, sellepärast, et ma valisin imetada. Ja need antibiootikumid, mis nagu kasutatakse borrelioosi raviks, nendega nagu imetamine soovituslik ei ole. Ja see on päris pikk kuur ka. Ja sellele järgnes siis paar aastat sellist nagu enda aitamist igal võimalikul looduslikul viisil. Ma võtsin võib-olla kõige suurem peotäis, mis ma võtsin toidulisandeid, kõik, mis suruks siis põletikku alla ja aitaks närvisüsteemi ja nii edasi, et nagu nii-öelda selline süsteemne toetus kehale selle borrelioosiga. Ma võtsin sa vist isegi äkki nägid ka mingi aeg ju, kus ma olin nende peotäite juures, on ju. Et 14 kapslit korraga, on ju, ja neid ma võtsin 3 korda päevas. Ja, tõsi, sul oli terve peotäis. Jah, iga asi oli millegi jaoks, on ju. Ma olin nii palju seda kõike nagu selleks hetkeks juba katsetanud ja proovinud ja üritanud ennast aidata kõik võimalike erinevate viisidega. Ja siis ma sain aru, et kui kõik see, mida ma enda aitamiseks teen, ei võta ära minult neid füüsilisi sümptomeid, siis järelikult peab see muutus algama minu seest. Ja ma hakkasin uurima tegelikult internetis, et mis need võimalused on, kuidas rahustada meelt. Ja ma jõudsin biofeedback teraapiani ja kohe, kui ma selle kirjelduse lahti võtsin, siis mul ei olnud ühtegi küsimust selle kohta, et kas see on midagi minu jaoks. Sest biofeedback teraapia on bioresonantsteraapia üks alaliik, on ju, ja bioresonantsteraapia on minu jaoks olnud tegelikult terve eluau sees, sellepärast, et mul ei ole olnud mitte kunagi, mitte kordagi pole olnud minu sees kahtlust või küsimust, kas sagedused töötavad. See on mingi informatsioon, millega ma olen sündinud. Ja esmane bioresonantsteraapia kogemus mul tegelikult elust on 8. klassis, kus mul algasid migreeni peavalud, pinge peavalud ja ma mäletan nii hästi, Suure-Jaani oli see linn, kus siis üks väga uudse tehnoloogiaga naisterahvas tuli siis ja aeg-ajalt käis ja mina sain siis ka tema juures seansil käia. Ja see oli selline masin, kus siis ained olid väikestes purkides, sa räägid talle oma loo ära, ained olid väikestes purkides ja siis ta pani need sobivad ained ühte metalltopsikusse koos klaaspurgiga. Sealt läks juhe seadmesse. Seadmest tuli välja järgmine juhe, kus olid 2 pulka, mida mina hoidsin enda käes. Okay. Ja ta saatis mulle aineenergiat läbi selle seadme. Sageduslikud nagu suunad. Jaa, see oli mu esimene kogemus üldse. Ja peale seda tegelikult ma olen käinud ka erinevates bioresonantsteraapiates, mõni hoiab plaatide peal, aga kõik on mingi metalliga seotud olnud. Et see mõõdab siis organite sagedust ja et aitab nagu tasakaalu viia kogu seda homöostaasi on ju kehas. Et kui ma biofeedback teraapia leidsin, siis ma nagu teadsin, et okei, see on esimene samm, on ju, et ma lähen ja proovin. Ja tegelikult, kui ma siia siis esimene kord tulin, esimesele seansile, mind võtsid vastu Katja ja Angeelika koos. Mäletan nii hästi, ma panin kohe kõige pikema seansi, sellepärast, et ma oleks tahtnud veel pikemat panna. Ja ma pean ütlema, et see esimene seanss mu jaoks tegelikult oli elu muutev, sellepärast, et sellest hetkest alates ei käivitunud minus enam mitte ükski paanikahoog. Isegi kui ma tahtsin
või noh, mitte ma ei tahtnud, isegi kui minus nagu tekkis see ärevus, sa tunned ära, et see keha hakkab vibreerima, tunned ära, et sees tekib nagu niisugune nagu põgenemise tunne, aga ei tule seda vappumist, seda südame puperdamist, lisalöökide tegemist, see ei läinud enam käima. See oli minu jaoks nii suur elumuutus. Ma sain nagu mingisuguse elukvaliteedi tagasi. Ja tegelikult sellel hetkel, nagu kui ma siin olin ja kui ma siit ka siis pärast välja astusin, mul oli see tunne, et miski puudutas mind nii palju nagu kodu oleks mind katsunud. See tunne oli minus. Ja ma käisin ära 3 seanssi. 3. seansil ma küsisin Katrini käest, et huvitav, mis oleks need võimalused, et ma saaksin seda õppida. Ta ütles mulle, et ma ei tea, et kirjuta juhtkonnale. Yeah. Ja ma kirjutasin juhtkonnale kirja, küsisin, mis on võimalused ja siis nii tore vastus tuli sealt. Ma sain selle vastuse, et tead, kui sa ei oleks ise ühendust võtnud, siis me oleksime sulle ise kirjutanud. Nii et see äratundmine oli 2-poolne. Vägev ja võimas, on ju. See on sama nagu selle spirituaalse liidritega, et täpselt samamoodi, et kirjutasid ja siis lihtsalt nagu oli loodud niimoodi. Ja, et see pidi nii minema. See ongi niimoodi, et elu esitab sulle selle kutse ja siis sa saad vaadata, kas sa võtad selle vastu või kuidas sa reageerid sellele, on ju. Ja sellel hetkel kõik oli joondu, et me saime siis tegelikult peale seda suht kiiresti kohe algasid ka õpingud. Ja ma jätkasin ise nagu teraapiaseanssidega enda toetamiseks ka. Okei, see on väga nagu inspireeriv ja lahe nagu teekond on. Tuleme korraks konkreetselt selle merbiofeedback-teraapia juurde. Ja räägiks sellest kogemusest, et mida sa nüüd, sa oled seda nagu enda jaoks ka teinud jooksvalt, samamoodi kui sa oled terapeut on 3 aasta jooksul, lisaks enne siis seda 3 seanssi on ju. Mis on olnud selle teraapia jaoks sinu jaoks kõige kõnetavam või mis on sind kõige rohkem puudutanud? Miks just merbiofeedback-teraapia? Minu jaoks kõige erilisem, kuna ma ise olen niivõrd, enamasti mind kirjeldatakse pigem niisuguse sügava inimesena. Siis minu jaoks võib-olla kõige erilisem on see, et selle teraapiaga ei saa petta ära enda aju. Ja aju ei saa ära petta seda teraapiat. Mis ma tahan sellega öelda on see, et mitte ühtegi hinnangut teiste teraapialiikide suunas. Erinevus lihtsalt on see, et näiteks kui me läheme rääkima oma murest, aga trauma meie sees on niivõrd sügav, siis ajul on võime panna informatsioon meie eest lukku. Sedasi lukku, et ma võin 20 aastat rääkida ja ma tean, et midagi on, millele ma pihta ei saa. Ühel ja samal teemal ma räägin 20 aastat järjest ja ma tean, et midagi on veel ja ma ei saagi seda kätte. Aga siin selle teraapia puhul on see, et kui ta sagedusena on kehas olemas, siis sagedust saab seade mõõta ja sagedust saab seade mõjutada. Et ühesõnaga me saame biofeedback teraapias kätte neid kohti, mida meie aju on meie eest ära peitnud. Ja me saame neid kätte sellel viisil, et me ei pea selle sündmusega või selle traumaga uuesti üheks minema. Et ei pea minema sellesse valusse tagasi ja seda läbi töötama uuesti. Nagu me teame, meie sinuga teame seda, on ju, et kõik sündmused, millega me loome uuesti ühenduse, aktiveerivad sisuliselt kehas selle sama kehakeemia tootmise, mis selle sündmuse läbielamise hetkel, mis teeb sisuliselt selle stressi tugevamaks, on ju. Et siin jääb ära see koht, kus ma pean minema selle sündmusega uuesti üheks. Ja nagu mul on ju imekeeruline minna ka selle sündmusega uuesti üheks, kui mul on aju selle ära peitnud. Näiteks minu elus on nii palju kohti, mida ma nüüd alles nagu mingisuguste väikeste välgusähvatustena hakkan kätte saama. Mul on olnud väga traumaatiline lapsepõlv ja väga paljud asjad on nii sügaval peidus. Ma ei saa neid kätte, sest neid nagu justkui ei ole mu eest. See on see
kehakaitse, et ellu jääda, on ju. Aga siin selle seadme abil sagedusena kõik, mis on kehas olemas, me saame sealt kätte ja just sellel hetkel, kui keha ise on selleks valmis. Vaata, me tegeleme ju alateadusega, on ju, ja me suhtleme tegelikult kliendi alateadusega läbi seadme, on ju. Aga ka sellel puhul me ju ei tungi kuskile invasiivselt sisse, vaid kliendi keha otsustab, ja, kas ta täna tegeleb sellega või mitte. Võta näiteks sisemine laps, on ju, kui me siin rahustame keha, me küsime sisemises lapse seisundit, et kas seal on pettumist, kas seal on pahameelt, kas seal on allasurutud viha. Minu praktikas väga tavaline on see, et esimesel seansil sisemine laps on trillala, mul on kõik hästi. Ja siis kas teisel või kolmandal seansil tuleb nagu see, et ma sinuga üldse ei räägi. On ju? Tegelikult tuleb kõik see eelnev on andnud selle soodumuse või sellise soodsa pinnase, et nüüd ma võin tegelikult ennast tegelikult avada. Just, et tekib see usaldus ka kehaluue teraapia suunas, on ju. Et siin ongi see kõige erilisem ongi see, et see on niivõrd turvaline. See on niivõrd hoidev ja selles ei ole mitte midagi invasiivset. Ja me nagu sisuliselt, me ei mõtle midagi välja. Jah, me oleme kõik väga tundlikud ja me saame infot ka ilma selleta, et klient midagi räägiks, on ju. Ja läbi selle me teame, kuidas paremini toetada. Aga selle seadme abil nagu me tegelikult tegelemegi ainult nende kohtadega, millega keha on valmis, et me tegeleme. Ja see on kõige erilisem asi üldse. Et me nagu tegelikult ei tee kliendi jaoks mitte midagi vastu tahtmist, me ei tee midagi nagu sellist, mida ta ei soovi. Ja ongi ka see, et kui ei ole vaja rääkida nendest sündmustest või minna sinna tagasi, on ju, siis me saame tegelikult lihtsalt ikkagi aidata, et nagu toetada sellele tänasel momendil. Ja meie teraapia erilisus tegelikult ongi see ju, et me ei pea rääkima. Selles mõttes, et see verbaalne info annab võib-olla mingisugust sihti ja suunda, aga tegelikult ju keha otsustab, mida me teeme. Tegelikult see info on meil olemas ka ilma sõnadeta. Ja see verbaliseerimine ei muuda teraapia tulemust, mitte mingil viisil. Just. See on hea nagu näide sellest, et mida ma ise ka tajusin kõige rohkem selles osas, et miks ta näiteks mind kõnetab, see teraapia ongi see, et tegelikult eelnevalt, enne kui ma esimest korda seansil käisin, mina ei tea, mis see tähendab ärevus. Minu jaoks see sõna minu sõnastikus ei eksisteerinud, ma kindlasti olin kuulnud sellest, aga ma ei olnud selle niimoodi tähelepanu pööranud, et mida tähendab minu jaoks ärevus. Aga peale esimest seanssi, kui sul tõmmati see nagu selline tunnetus nii rahulikuks ja selliseks nagu mõnusaks, siis sa said aru, siis ma sain tegelikult aru, et aga pekki ma olen viimased, ma ei tea, mingi 15 või 20 aastat tegelikult elanudki ärevuses, sest mul on pidevalt see nagu mingisugune nivoo või mingisugune muretsemine ja siuke hull sundmõtlus, on ju. Vahepeal on head päevad on, vahepeal on nagu kehvad päevad on ju. Aga siis hakkasid nagu taipama ja sellepärast ma olen ka nagu aru saanud, et see just see nii-öelda petmine või see aju nii-öelda blokeerimine on ka see moment, et tegelikult me mingites olukordades võib-olla ei panegi ise teadlikult tähele või mis asi see punkt on, milles see tegelikult see halb enesetunne on, ma lihtsalt tunnen ennast sandisti või halvasti, vaata. Ja selles masinas on täpselt see, et see võibki olla ka süütunne, võib-olla ärevus, võib-olla viha, ärritavus, on ju. Et siis ta nagu toob täpselt selle nagu pildi kenasti nagu ette, et jah, me näeme, et sul on ärevus on tugev või et tegelikult vaatan, et sa ütled, et ärevust, sa tunned ärevust, aga ärevus on kõik paigas, tegelikult on ärritavus põhjas. Võt, see on väga lahe. Tuleme sinu juurde tagasi, et sul oli see üks moment peale seda esimest teraapiaseanssi, kus sa tundsid, et seda paanikahoogu nii tugevalt ei tundnud. Kas on midagi või on mingi muu veel, mis on nagu veel suurim avastus enda kohta? Tänu selle teraapiale nagu. Ja ma pean ütlema, et ma olen jõudnud elus kohta, ma olen alati olnud väga autentne. Inimestel on vahel olnud isegi raske vastu võtta seda, kui avatud ja aus ma olen, et imestatakse, kuidas inimene päriselt avabki nii palju, nagu ta avab, on ju.
Aga selle teraapiaga ma arvan, et ma olen saanud väga palju toetust oma selgroole. Ehk siis ma olen jõudnud kohta vist, kus ma ei ole enam valmis enda arvelt tegema väga palju kompromisse. Ma olen olnud alati paidutüdruk. On olnud elus mul ka see periood, kus ma olen tundnud, et ma pigem olen tapeet. Et tõmbangi nagu hästi taustale ja teistele soovin head, aga ennast ei pane kuskile, on ju. Aga ma olen nüüd tänu sellele teraapiale tegelikult ma arvan, ma olen jõudnud sellesse kohta, kus ma ei taha enda arvelt ja ma ei vali enda arvelt teha enam väga palju kompromisse. Jah, neid kohti on, kus ma veel paindun. Ma olen ikkagi nagu, ja see ei ole selline nagu ego tasandil, vaid see on ennast hoidev piiride loomine. Neid kohti on, kus ma olen veel paindlik ja võib-olla nagu mõnes mõttes ka ennast kahjustavalt paindlik. Aga ma tunnen, et järjest tugevamaks läheb see koht, kus kõik need versioonid, mis minus eksisteerivad, saavad olla seal korraga. Ja ma ei pea olema kellegi või millegi mugavuse nimel ühes rollis korraga. Need võivad korraga minus kõik olla. No näiteks võib-olla minu puhul ongi väga hea tuua näide sellest, et ma olen teaduse taustaga. Ehk siis nagu oskan, pigem olen väga analüütiline inimene, on ju, aga samal ajal ma elan väga palju nähtamatus maailmas. Ma toimetan väga palju nähtamatus maailmas. Ma tegelen tarokaartidega, erinevate oraaklikaartidega. Ma saan väga palju informatsiooni sellisel viisil, mis mingi hetk oli mu jaoks kontrollimatu, aga tänaseks päevaks ma kontrollin seda. Ehk siis nähtamatu minu sees on nagu oluliselt suurem või nähtamatu maailm, milles ma navigeeran, on tegelikult minu jaoks oluliselt suurem kui see nähtav. Need asjad justkui nagu ei lähe omavahel kokku. Sa oled teaduse taustaga, aga ajad siin mingit mojot välja suust, on ju. Aga ma olen jõudnud sellesse kohta, kus need kõik rollid minus on ju lubatud, sest see kõik ongi minu osa ja ma ei pea olema ühel päeval kikilipsuga pintsakus naine, kes paneb oma sõna kuskil maksma. Ma võin täpselt samal hetkel olla siis hald ja tiibadega ilus ingel, kes teeb seal oma voodoo'd, on ju. Ja ma ei pea enam eraldama neid osasid. See kõik on minu osa, see on minu orgaaniline mina. Ja ma ei ole valmis tegema enam kompromisse selle arvelt. Kui ma vanasti elasin väga palju rollides, ma ei ole sellega enam nõus. Et järjest enam ma võtan vastu kõiki osasid iseendast. Ja see on nii suur muutus, sest suur osa inimesi elab hästi tugevas sisemises konfliktis. Aga ma tunnen, et minu kontakt nii-öelda sisetundega on ajas ikkagi pigem tugevamaks saanud. Et see on üks kõige väärtuslikumaid võib-olla kingitusi siis, mis ma olen saanud ka füüsilise tervise parandamise kõrval. Ja see ei ole väiksema väärtusega. Ei, absoluutselt. See on väga täpselt see, et sa aina rohkem tunned iseennast, sa iseendaga rohkem nagu kontakti, tunned oma sisetunnet, on ju. Ja samas, kui julged olla see, kes sa tegelikult oled, on ju, et see ongi selle elu võlu olla mitmekülgne, et me pea olema ühes rollis kogu aeg või et umbes, et ma nüüd siin on see roll ja siin on see roll, on ju. Või et kuidas seda nii-öelda kaardistatakse, et võibki. Täna ma tahan olla kunstnik, homme ma olen investor ja ülehomme ma olen farmer. Ja tegelikult siis on see, et ma olen kõik need korraga täna. Jah, täpselt. Jah. Väga lahe. See teraapia on toonud sinu ellu väga tugevat muutust, eneseavastamist, sa oled endale väga lähedale jõudnud, kui mitte isegi jõudnud juba peaaegu kohale. Nüüd korraks, kuna sinu igapäeva töö on teiste inimeste toetamine
läbi selle meelbiofüüsioteraapia. Siis kuidas sa oled näinud seda muutust näiteks ka oma klientidel? Ja neid lugusid on nii palju ägedaid. Vahel ongi selline tunne, et see tänutunne sellest, et ma saan olla tunnistajaks inimeste muutustele ja nii ägedatele muutustele, see on nii suur, et vahel tulebki selline heldimuse pisar lihtsalt on ju, või see tänutunde, kus tunne ei mahu ära siia, lihtsalt see on nii suur. Aga võib-olla sellised nagu ühed nähtavamad, mida ma saan enda praktikas välja tuua, on, mul käib väga palju mehi teraapias. Meestele meeldib see, et esiteks nad ju ei pea rääkima. Aga nad ikkagi hakkavad rääkima. Ikka, absoluutselt. Ja teine asi on see, et mingi aruande saab ka kaasa. Analüütiline meel tahab ikka mingeid numbreid näha, on ju. Nii. Vana hea Excel on ikkagi kaasas. Ja aga võib-olla meeste puhul mul on olnud selliseid meeskliente, kes nad tulevad sisse niimoodi, et nad värisevad nagu haavaleht. Reaalselt sa näed, et inimene on nii suures ärevuses, ta ei ole üldse iseendas. Tal on see paanika, tal on see ärevus, ta on füüsiliselt on näha, et ta on nagu kokkukukkumise ääre peal sisuliselt, sest tal on hirmud ja kõik on korraga nii üleval. Ja näha siis seda, milline see muutus on siin, kui ma rahustan ja lõdvestan ära selle inimese, on ju. Nii palju on olnud neid kordasid, kus tõepoolest nagu ma näen füüsiliselt, et see inimene lõdvestub. Tema nägu kõik muutub. Ja nad lähevad siit ära nagu, ma näen, et ta on nii palju kergem. Tema samm on kergem. Tema kehahoiak on sirgem ja julgem ja enesekindlam, on ju. Ja siis need tagasisided, et mäletan nii selgelt ühte korda, kus üks meesterahvas siis tuli siia, ta oli näost punane, ta oli hästi suures ärevuses, ta värises ja paar tundi pärast seanssi ta saatis mulle privaatsõnumi, et tead, ma saan jälle süüa. Ta oli olnud nii pikalt selles, kus ta pidi suruma endale midagi alla, et füüsilisel kehal oleks toitu. Ma saan jälle süüa, ma sõin nagu hunt. Mul on nii hea isu, mul on nii hea ja nii kerge olla. Ja see oli üks teraapiaseanss. Tema uni muutus. Nagu tema elukvaliteet täielikult muutus sellest. Või siis üks meesterahvas, ikka nii armas, nii tore, vanem meesterahvas tuleb siia sisse ja mitmest seanssi juba ütleb, et täna ma ei räägi mitte midagi, ma otsustasin ära, ma ei räägi täna mitte midagi. Jumala tõsine, ikka morbiidne ja mingi aeg oli nagu seansside vahe olnud ka nagu tagasi läinud sellesse sellisesse morbiidsusesse, tõsidusse ja sellisesse nagu elu nii-öelda siis reaalsusesse, on ju. Täna ma ei räägi mitte midagi. Ja siis ta läks siit ära niimoodi itsitades. Ta oli nagu siukene, nii rõõmus lihtsalt ta niimoodi itsitades. Ja siis ma ei saa üldse aru, mis minuga toimub. Nagu, et ma ütlesin, ma ei räägi mitte midagi. Nüüd ma rääkisin terve seansi kõigest, on ju. Et ta läks ära, nagu ta reaalselt itsitas nagu väike tüdruk. Ja see on nii suur rõõm, vaata, ja see on selline muutus. Või siis nagu teine siukene grupp, keda võib-olla välja tuua, on noored tüdrukud. Samamoodi siukene sotsiaalne ärevus ja paanikahood on ju ja minuni on jõudnud päris palju neid tüdrukuid, kes siis on leidnud siis nii-öelda enese abistamiseks või paanikahoost välja toomise mehhanismiks enda vigastamise, lõikamise näiteks on ju. Kui see paanikahoog on peal, ta ei saa muul viisil oma kehaga kontakti tagasi, kui ta peab ennast lõikama, see valuaisting. Ja neid on olnud mitmed noored tüdrukud, ma räägin umbes siukene 13 kuni 16 vanusevahemik. Ta tuleb seansile, ta mudib ainult oma sõrmi, ta ei vaata otsa terve seansi, on ju. Midagi sealt kuulda tema suust on väga raske, sellepärast et ta ei tule toime selle suhtlemisega. Ja siis nagu näha, et 3-4 seansiga nendest alla surutud ilusatest inimestest saab selline sirge seljaga
kes vaatab mulle otsa, ta räägib, ta naerab, Mhm. rõõm on tagasi, sõrmed ei ole ainult enam siin niimoodi peos, vaid ta juba žestikuleerib ja kasutab ennast, on ju. Mhm. Väljendab nende kehakeelega. Ja, et nagu see avanemine, mis nagu toimub, nad saavad jälle käia poes, ei ole niimoodi, et peab minema öösel salaja tanklasse, sest siis sellel ajal seal äkki ei ole inimesi ja ta saab osta oma selle vajaliku, ma ei tea, vorstikese või nätsupakki, on ju. Et neid kliente mul on palju ja nagu näha seda muutust ja tunda seda tunnet, et see inimene, kes on niimoodi olnud alla surutud enda sees, on usaldanud mind enda toetajaks või teekaaslaseks, on ju. See on jälle see, mis tekitab sellise nagu alandliku tänutunde ja kui sa siis saad olla nagu tunnistajaks sellele muutusele, see on ju kõige parem tagasiside üldse nagu, et kuidas see kõik töötab. See on ehtne nagu näide või nagu konkreetne lihtsalt reaalsus. Absoluutselt. Ja need inimesed ja sellel hetkel, kui ütled mulle, et ma pole ennast juba enam kogu aega lõikunud. See on halleluuja, nagu see on lihtsalt nagu aitäh sulle selle eest, et sa mulle seda ütlesid. See on nii hea tagasiside. Ja muidugi selle ärevuse puhul üldse, et nii palju, nagu sa ise ka mainisid, et sa elasid nagu enda teadmata ärevuses, on ju. Et palju on neid inimesi. Nad ei, ärevust ma küll ei koge, et see ei ole mulle mingi tuttav asi ja siis, kui ma selle ära tasakaalustan, ütleb, et nii saab ka elada või? Täpselt. Et see on päris, see on mingi hoopis teine elustiil, on ju. Ja me saamegi ju aru, et ärevus on tegelikult selline nagu peidetud elustiil, kus siis inimene ei saagi enam aru, et see on tema põhiolemiseks saanud ja ta ei tunne seda tunnet ära, sest see on talle nii omane. See vaata niimoodi, et mõnele inimesele sa ei näe, et tal on ees prillid, sest need sobivad talle nii hästi. Sa ei pane tähelegi, et tal on prillid, sest see on tema osa. See tema osa juba läheb sinna. Jah, samamoodi on selle ärevusega. Ja siis nagu, kui need inimesed ütlevad, et oh, wow, nii saab ka või, see on midagi hoopis teistmoodi, on ju. Et see on selline niivõrd vägev tagasiside ja neid muutusi näha. Kuna ma tean enda personaalsest väga isiklikust kogemusest, mida tähendab see, kui sa saad elada ilma paanikavoogudeta, siis ma tean, et ka see ärevuse vähendamine nende inimeste jaoks tegelikult on elukvaliteeti tohutult muutev. Absoluutselt. Jah. See ongi tegelikult see, et inimene nagu mõnes mõttes tegelikult harjub kõigega ära, et vahet ei ole, kui halb su olukord on, ta tegelikult lõpus harjub selle olukorra ära ja siis see tegelikult tekibki see, sinu reaalsus on see, et sa oledki, nii ongi ja sellega võrdub ka see, et aga teistel inimestel siis kas on väga hea olla, et nendel ei olegi sellist probleemi mitte kunagi või siis see, et tekib ka see tunne, et aga teistel on siis ka, aga nad lihtsalt tulevad toime sellega paremini. Ja siis, kui sa saad selle momendi kätte, et siin rahustatakse maha, see mõttetegevus ei ole enam nii intensiivne, sul seda igat mõtet ei pea võtma seda üksipulki lahti ja muretsema või kuidagi nagu ka kujutama ette mingisuguseid tulevikustsenaariumeid. Ja siis sa ise nagu rahulik, siis see on moment, et kus ma enne siis olen või nagu, et kas siis teised tegelikult kogevad seda siis või? Ja siis ongi see, et see on see moment, kus nagu tekib see perspektiivi muutus. Ja, absoluutselt. Soovid sa veel jagada mõnda või? Et võib-olla läbi selle ärevuse tasakaalustamise tegelikult ju kasvab ka enesekindlus ja kõik see, et see on selline võib-olla nagu kõige märgatavam minu praktikas selline, mida ma väga hea meelega toon välja, sest need on olnud need väga suured muutused, mida ma olen näinud. Nüüd, kui me nüüd läheks natukene nagu selles mõttes konkreetsemaks või sügavuti, et samamoodi nii nagu näiteks mul on olnud see ärevust ja olen tundnud näiteks niisugust tugevat paanikat, siis kui ma nüüd, kui mina või siis ka vaataja-kuulaja praegusel hetkel seostab ennast sellega, et ma tajun ka, et äkki mul ikkagi on ärevus või ma olen tajunud tugevat paanikahoogu. Ja nüüd tekib huvi, et ma sooviks pöörduda MER biofeedback teraapiasse, et kuidas see siis mind täpsemalt aidata saab? Okei, MER biofeedback teraapias me tegeleme ärevuse ja paanikaga nii otse kui tegelikult ka kaudselt.
ja mida ma sellega mõtlen, on see, et ärevus ja paanika ju tegelikult saavad alguse alati kuskilt kaugemalt. Ta ei ole lihtsalt mingi tunne, mis nüüd järsku mulle kargab külge. Seal on mingisugused foonid ikkagi all. Ja otse tegeleme me siis läbi otseste ärevuse sageduste. Ja meil on neid ärevuse sagedusi väga mitmeid. On tähendab ärevuse sagedus, mis põhimõtteliselt on alguse saanud šokist, traumast, leinast, on ärevuslikkuse sagedus, on füüsilise pingega tekkinud ärevus, on ärevuslik muretsemine, on täiesti puhtal foonil ärevuse sagedused, on pikaaegsest stressist tekkinud ärevuse sagedused, ehk siis need on need otse ärevusega tegelemise sagedused. Aga kaudne töö selle all on kogu see keha rahustamine, kogu see keha lõdvestamine, vihateemad, allasurutud viha on väga suur probleem. Inimesed kardavad vihatunnet, nad arvavad, et see on kuidagi tabu, aga tegelikult, kui me lahustame nii-öelda selle vihatunde ümber oleva membraani ära, siis see energia, mida me oleme viha all kinni hoidnud, see on puhas eluenergia, see saab minna nagu meile nii-öelda kasutusse kogu energiasüsteemi, on ju. Või siis pikale veninud stress, depressioonid, ärritus, läbipõlemine. Kõik need on need kaudsed viisid, et kui me hakkame vaatama siis nii-öelda sinna alateadvuse katakombidesse, kõikidesse nendesse eraldi tubadesse, kus on see mingisugune alla surutud emotsioon, et kui me siis hakkame nendega tegelema, siis juba meil ei pea olema see ärevuse foon enam nii kõrge. Või siis hirmud on ju. Hirmud on üks põhiline asi. Hirmud on meie liitlased, aga hirmud on ka meie vaenlased. No kuidas? Ma juba mainisin neid alateadvuse katakombe on ju. Seal on need erinevad emotsioonid, mis on seal kõik siis omaette tubades, uks on kinni, tuli on kinni, ilusti lukus kõik ja seal katakombide ees patrullib ringi hirm. Ja kui nüüd tuleb situatsioon, kus mingi emotsioon hakkab sealt toast välja saama, siis hirm meie liitlasena tuleb meie juurde kõigepealt ja ütleb meile, kuule, tuleta meelde, kui jube see tunne oli, kas sa tahad seda ikkagi tahad sa ikka sellega tegelema hakata. Mida inimene automatismist teeb, on see, et ta paneb selle emotsiooni sinna tuppa tagasi, ukse lukku, tule kustu on ju, ja hirm saab edasi patrullida. Aga kui me nüüd võtame selle hirmu sealt eest ära, siis me hakkame kätte saama neid päris emotsioone, mis meie elu mõjutavad, mis teevad meie eest meie otsuseid. Ja selle najalt see ärevuse foon hakkab juba vähenema. Ja hirm iseenesest, et kuidas ta meie vaenlane, liitlane on ta selle koha pealt, et ta tahab meid kaitsta, ta tahab meid hoida, aga meie vaenlane on selle koha pealt, et ta võib meil esile kutsuda viha, hirm võib esile kutsuda ärevust ennast, hirm võib esile kutsuda kurbust, hirm võib esile kutsuda süütunnet, nii et ta on nagu niivõrd nüansside rohke ja kui me juba tegeleme nagu kogu hirmude plokiga, siis tegelikult sellest juba ärevuse foon on ju oluliselt väheneb. Nii et meil neid metoodikaid on nii otseseid kui kaudseid, pluss kogu see kohalolu, pluss kogu see nii-öelda sünergia terapeudi ja kliendi vahel, kõik see loob. See kogu see ruum, kõik on ju siin loob. Et kindlasti, kui kuulaja tunneb ärevust või paanikat või kahtleb või kahtlustab endal ärevuse fooni, siis siia ei pea jõudma sellel hetkel, kui asi on hull. Siia võib tulla lihtsalt avastama ja tegelikult numbriliselt, kui tahta öelda mingisugust vahemikku, siis ütleme, et 60–90% esimese seansiga saab ärevuse fooni vähendada. Ja nagu mitmete näidete põhjal esimese seansiga saab ära lõpetada paanika käivitumise. Nii et absoluutselt kõik algab meie peast. Tervenemine hakkab seestpoolt väljaspoole. Kui energeetilises kehas on asjad korras, siis füüsilises kehas me ei pea kogema raskusi. Ja siin on täpselt see hea nüüd punkt küsida ka, et siis sellest tulenevalt on see, et ei pea asju nii kaugele nagu ka viima või et kuidagi mitte viivitama, aga nagu seda ootama või kannatama, on ju.
et selle juures ma saan aru, et tegelikult vaimse tervise eest hoolitsemine on väga tähtis. See on absoluutselt tähtis. Minu jaoks vaimne tervis on tegelikult kõige alus. Ja tegelikult on kurb näha seda, et enamuse inimeste jaoks praegu veel on see koht, kus nad mõtlevad, et kas teraapia on tabu, teraapia on nõrkadele. Mina küll millestki rääkima ei lähe, siin ei peagi rääkima, on ju. Ja et ma saan ise sellega hakkama. Me kõik tahame saada ise hakkama. Ka meie sinuga tahame saada ise hakkama ja ka meie sinuga ei ole valmis. Ka meie sinuga oleme protsessis kogu aeg, on ju. Elu lõpuni. Elu lõpuni. Aga see vaimne tervis või nagu tulla üle sellest plokist, et kui ma küsin kuskilt abi, siis ma olen nõrk, siis see tegelikult on üks illusioon, see on äraõpitud vale. Vaimsest tervisest algab kõik ja kui me hakkame vaatama nagu tegelikult sageduspõhist maailma, siis on fakt, et kui energeetilises kehas on kõik korras, siis füüsiline keha on puutumatu ja terve. Ja minu enda personaalse näite puhul, mina hakkasin tulema oma borrelioosi sümptomitest välja siis, kui ma alustasin vaimset teadlikku tööd iseendas. Terve elu ma olen olnud selline nagu metsa poole. Ma mäletan väga hästi, et minu kirjandeid, kui loeti tunnis ette, siis pooled itsitasid sellepärast, et see oli ju nii sügav ja niivõrd arusaamatu nagu paljude eakaaslaste jaoks, et millest mina sellel hetkel rääkisin. Et ma olengi olnud selline nagu metslane, jah, rõõmuga. Aga sellest hetkest, kui ma nagu teadvustasin endale, et kui need sümptomid minus järjest sünnivad ja järjest mu füüsiline keha on ebamugavamas olukorras ja mitte ükski füüsiline asi, millega ma ennast üritan toetada, ei aita mind, siis järelikult ma ju millegagi loon ise seda kogu aeg juurde. Ehk siis, kui ma olen suuteline seda looma, siis ma pean olema suuteline enda sees sellega ümber pöörama. Ja sellest, kui ma alustasin nagu päriselt enda puhastamist ja protsessimist, kõigest sellest, mida elu on mulle pakkunud kogeda, siis sealt tegelikult oli ka füüsilisse kehasse muutus. Sealt hakkas taandumine. Ma ei saa öelda, et ma olen 100% sümptomite vaba. Mul käib episoode. Kõik, kes on borrelioosiga kokku puutunud, nad teavad, et kui on pingelisem aeg, kui on mingisugused suuremad stressorid, mingisugused triggerid või on toitumine väga vale ja sinna juurde lisandub stress, siis ta võib kuskilt otsast ennast jälle näidata. Aga ma saan öelda seda, et mu elukvaliteet, ma saan elada jälle. Ma ei ole järgmise sümptomi pärast voodis pikali paanikahoos. Ma saan nüüd aru, et jah, okei, kui ma tunnen, et mul kogu kehal nahk põleb, siis see on praegu nii, aga see läheb jälle mööda. Mul ei tule paanikat sellest, ma ei lähe sellest ärevusse, ma ei karda kohe, et nüüd ma suren ära. Ma kartsin seda aastaid. Ma elasin reaalse hirmuga, on ju. Aga see, kui ma hakkasin nii-öelda selle vaimse poolega tööle ja hakkasin teadvustama kõike seda, mis on alla olnud surutud väga pikka aega ja hakkasin vabastama seda, siis tegelikult sealt nagu hakkas tekkima ka see muutus. Ja inimestele jääb nende arvamus, kõik võivad ollagi oma tõe järgi ja see on väga okei. Minu jaoks vaimse tervise eest hoolitsemine on hügieen number 1. Sest sellest algab kõik muu. Absoluutselt. Nõus. Sest see on ka mõnes mõttes selline see, kuidas siis ennast peegeldad, kuidas su mõtted sind ennast suunavad ja kõik see, kuidas ennast parasjagu tunned, sa tegelikult peegeldad ka seda väljastpoole ja see väljaspool olev peegeldab su tegelikult seda ka vastu. Just. Kui nüüd on keegi, kes praegust vaikselt sisemiselt kannatab, aga samas nagu ei
ei julge teha seda esimest sammu või isegi ei tea, kuidas seda esimest sammu teha või kuidas ennast aidata. Missugust nõuannet sa talle annaksid? Tegelikult nii suur küsimus ja see ei ole ka kerge küsimus. Kuhu ma ise olen enda elus jõudnud, on see, et siis esimene küsimus on, kui palju ma veedan endaga aega. Me oleme ju jõudnud inimestena kohta, kus me tegelikult väldime iseendaga olemist. Sest see on kõige hirmsam asi üldse. Sealt võib hakata midagi välja kooruma. Sealt võib hakata tekkima mingisuguseid valukohti. Siis ma küsingi, et kui palju sa oled iseendaga olnud? Ja ma soovitan võtta siis alustuseks kas või 5 minutit päevas, et olla iseendaga vaikuses. Ja sealt võib-olla ühel hetkel hakkab tekkima see julgus, et siis ka küsida abi. Me võime kannatada, see on lubatud. Kõikidel on lubatud kannatada, aga kas on vaja? See elu on pikk, see elu on imeline, see elu on nii väga nautimist väärt. Või võtta siis kas või kellegi teise näide, kes on tulnud ärevusest välja ja saanud täiesti teise elukvaliteedi. Miks mitte proovida? Kaotada pole ju midagi, alati saab tagasi minna sellesse kannatusse. See on lubatud. Aga ma ütlengi lihtsalt, et kas seda on vaja? Hakata küsima enda käest küsimusi. Kas see on see, mille pärast ma siia maa peale kehastusin? Kas ma tahan kogeda terve elu seda, kus ma hetkel olen? Või ma võtan endas kokku korraks selle julguse ja räägin kas või oma parima sõbrannaga, küsin tema käest, et mida tema arvab. Kas või küsin oma ülemuse käest, vanema meesterahva käest näiteks, et mis tema arvab. Oluline on see esimene samm, et võtta kokku see julgus iseendas ja tunnistada, kas ma olen endaga olnud, kas ma peidan ennast enda eest, kas tegelikult nüüd oleks aeg midagi muuta, kas ma tahan kogeda seda elu teistmoodi ka. Ja vaja on seda julgust, et olla iseendaga, sealt saab kõik alguse. Ja sealt tuleb see julgus küsida ka abi. Ükspuha, kes see siis parasjagu on, kelle poole me tahame pöörduda. Aga kas kannatus on see, milleks ma tulin? Mis on sinu jaoks sellised metoodikad, kuidas sa tegelikult igapäevaselt iseennast ajad? No üks asi muidugi on see, et ma olen pühendunult ikkagi kord kuus minimaalselt merebiofeedback teraapiat. Kas teen siis ise või vahendan kolleegiga. Aga ütleme nii, et väga oluline on ju see, mida me oma igapäevaelus ka teeme. Hetkel minu väga suured abistajad on, kuna sundmõtteid meil on kõikidel väga palju. Ja me oleme sündinud negatiivse maailmavaatega selleks, et tulla sellest läbi. Me olemegi seda kogemust tulnud siia saama, on ju. Ja mida mina enda toetamiseks olen viimasel ajal teinud, on see, et esiteks ma ei vaidle reaalsusega enam. Mida see tähendab, on see, et ma üritan igal viisil mitte minna lugudesse, vaid keskenduda faktidele. No lihtne näide. Saadan Peikale sõnumi. Peika ei ole mulle vastanud 2 tunni pärast. Ja siis, mis need reaktsioonid võiksid seal olla, võimalikud reaktsioonid? Ta ei hooli enam minust, ta selge, nüüd ta jätab mind maha, nüüd ta on minu peale solvunud, ta on vihane. Oota, mis seal veel võib olla, miks ta nüüd mulle ei ole vastanud, aga ma mõtlen kõik katastrofiseerimise stsenaariumid välja. See on üks reaktsioon, on ju. Muretsemine või kas midagi juhtub? Ja teine valik, teine reaktsiooni võimalus on see, et ta ei ole mulle veel, või fakt on see, et vastust veel ei ole. Ja mis on nende energiate vahe? Totaalne ju. Üks on see, kus on paanika, kus on emotsioonid on nii laes ja need emotsioonid, need ei ole ju mingi väljamõeldud asi, see on reaalne asi, mida inimene tunneb. Ja kõik need emotsioonid muudavad kehakeemiat ja siis ma
muudkui suplan selle supi sees ja ujun on ju selles mõnusas agoonias. Ehk siis nagu ma olen püüdnud lõpetada ära reaalsusega vaidlemise. Ma ei lähe lugudesse, ma üritan keskenduda faktidele. Teine asi, mis minu elu üks kõige suuremaid väljakutseid on kontrollist vabanemine. Kontroll on olnud minu ellujäämismehhanism nii kaua, kui ma ennast mäletan. Ja kontrollist loobumine sisuliselt minu jaoks praegu veel tekitab hirmu, et ma kirjutan alla oma eutanaasiale. Ehk siis on üks kõige suuremaid õppimise kohti mu elus. Ja kuidas ma nagu üritan sellest siis vabaneda, on just nimelt üks on see, et ma keskendun faktidele. Ja teine asi on see, et ma üritan mitte keskenduda tulemusele, vaid ma üritan olla selles kohas, kus ma panustan protsessi. Sest minu panus protsessi muudab tegelikult tulemust selles suunas, kuhu ma tahan, on ju. Aga kui ma keskendun ainult tulemusele, siis ma saan mõelda välja seal 1500 erinevat katastroofistsenaariumit, kuidas see asi nii ei lähe. Kolmas asi on see, et hästi palju ma tulen tagasi kehasse või nagu sellesse olemise hetke. Olevikku kui sellist nagu ju väga ei eksisteeri, olevik on ainult nagu sisuliselt nagu sekundi murduse ajast, sest kõik, mis jääb enne seda on minevik ja kõik, mis on pärast seda on juba ju tulevik, on ju. Aga ma üritan nagu hoida, siis võib-olla õigem on öelda seda kohalolu ja seda läbi hingamise. Et kui mul ongi jube keeruline koht, siis ma tulen sellesse hingamisse, ma hakkan jälgima, kuidas õhk liigub minu sisse, ma lähen beebi hingamisse, ehk siis, et kõht läheb kõigepealt suureks, siis läheb kopsud täis ja siis läheb kõik tühjaks ja hingan välja sügavamalt, pikemalt kui sisse, sellepärast, et see rahustab vaagusnärvi, on ju. Ja siis ma tulen tagasi sellesse oma kehasse ja ma saan aru, et tegelikult praegusel hetkel on kõik turvaline. Mu elu ei ole ohus, minuga ei juhtu midagi kohe, on ju. Ja mulle meeldib ka see võrdlus siin, et see tegelikult toob meid teadvele, sest kui sa mõtled ingliskeelse sõna peale consciousness, teadvus, miks me kaotame teadvuse, kui me ei hinga, sest hingamine ja õhk on meie teadvus. See toob sellise hetke vaata. Jah, ehk siis ma olen teadvel. Ja mida ma veel olen teinud, on see, et kui ma ikkagi tunnen, et ma ei saa mingisuguse emotsiooniga väga hästi toime, ma olen üliemotsionaalne inimene. Ma ei tea oma tutvusringkonnas mitte ühtegi nii emotsionaalset inimest, kui ma ise olen. Ja vahel on raske. Vahel kõik need meetodid, mida ma kasutan, ikkagi suudavad nagu veel pakkuda seda võimalust, et see emotsioon võtab mind üle. Siis nendel hetkedel, mida ma teen, on see, et ma sõnnile omaselt lähen sellisesse nagu rahu olemisse ja lasen sellel emotsioonil olla. Ma ei hakka teda muutma, ma ei hakka teda ümber veenma. Ma üritan jõuda nagu lõdvestusega sellesse kohta, kus mu keha saab turvatunde, et minuga ei juhtu seda tunnet tundes mitte midagi. Ja see on tegelikult nagu võib-olla, ei ole alati väga mugav, aga see on see, mis vähemasti selle ühe kihi sellest emotsioonist saab kehast vabastada. Kui ma teda ei blokeeri enam kehast, ta liigubki ära lihtsalt. Ma tunnen ta läbi, ma ei lähe sellega, üritan mitte minna üheks ja lasen tal nagu välja liikuda. Et neid kordi on, kus ma tunnen, et aga kust mina abi saan, aga et mul on ka kuskilt vaja abi saada, siis ma saan aru, et uuesti tulen jälle sellesse tagasi, et see algab minust endast ja mul on vaja lubada sellel olla. Need on nagu need peamised ja muidugi üks asi veel, mida ma harjutan vägagi praegu, on lubada kõigil olla nii, nagu nemad on. Sest kõikidel on oma tõde, kõikidel on oma perspektiiv, kõikidel on oma kogemus ja kõikidel on see reaalne. See on nende reaalsus. Just, et lubada nagu kõigel olla. Ja kui ma ei taha muuta kedagi teist, siis tegelikult juba ütleme 70% konfliktidest langeb ära. Seda tuua enda reaalsuses. Jah, mina ei saa seda niikuinii muuta. Jah, täpselt. Jah. Reaalsed metoodikad, mida on kindlasti, ma arvan, et mõnel kuulajal, vaatajal on ka kindlasti kasu sellest.
Tuleme natuke sükestest teistsugusest küsimustesse. Mis on olnud su elus mingi olukord või raamat või mingi koolituskursus, ükskõik mis asi, mis on toonud sulle mingit täiesti teist perspektiivi muutust, mis on muutnud nagu hetkega või kas või hetkega, aga lihtsalt, et see aha-moment on tekkinud, et Ja hetkega ei ole minus midagi toimunud. Nüüd ma ka valetan, okei, minu lõvi tuli minu jälle hetkega ja sinna ta on jäänud. Aga neid kohti, mis on mind mõjutanud, on väga palju. Raamatuid, erinevaid kursusi on ju. Iga asi jätab mingisuguse jälje. Talupojana ma võtan alati igalt poolt oma osa ainult, et ma kõike nagu ei haagi enda külge. Aga võib-olla, mis on mind võib-olla siis tasakaalustanud või aidanud nagu ennast kokku korjata, on olnud IK selgeltnägijate kursused. Ja sinna alla me ikkagi nagu pisut oma aega investeerisime. Mina läksin sinna eeskätt sellepärast, et nagu ma eelnevalt ka mainisin, et ma saan mingit informatsiooni on ju ja kõik see on olnud nagu suur mäsu mu sees. Ma olen olnud see tundlik laps nagu nii kaua, kui ma mäletan. Et nüüd siis mõned aastad või üle-eelmine aasta siin sai käidud läbi see tervendaja kursus ja selgeltnägijate kursus, et need olid nagu võib-olla need kohad, mis andsid selliseid tööriistu ja arusaamasid, kuidas enda sees kogu see mäsu kasutusele võtta, et see ei oleks nii suures kaoses mu sees, et saada nagu mingi korrastatus sellele, mis minu sees toimub. Minu sees kõik see sai alguse tegelikult, nüüd tagantjärgi ma tean, esimeses klassis uppumiskogemusega. See juhtus Kirnas. Kirnas on ju väga suured energiasambad, tohutud portaalid on ju. Mul oli uppumiskogemus seal ja sellest alates ma tegelikult olen olnud ülimalt tundlik ja ma olen saanud, see on spontaanne, see on midagi sellist, mida ma ei küsi, ma ei ole tahtnud, on ju, aga ma saan informatsiooni, saan piltidena, saan teadmisena ja see on olnud nagu ikkagi nagu minu elu ju niimoodi loksutav ja lainetav ja vahel tunned, et kas siis mina olen kuidagi olnud süüdi mingites nendes asjades, mis on nagu juhtunud. Või et nagu kuidas see nagu kontrolli alla saada või kuidas see emotsionaalsus kontrolli alla saada, kuidas nagu navigeerida ära kõige sellega, mis minu sees toimub, et mul ei oleks nii suur mäss ja möll ja torm sees ja IK andis mulle nii palju tööriistu ja tegelikult ka siis õppis võtma kõike seda enda ressursina, õpetas võtma enda ressursina kasutusele kõike seda, mida ma kogen. Et ma toon lihtsalt mõned näited, et ma olen saanud ka ebameeldivat informatsiooni, et kunagi minu tütar käis ratsutamas ja tal oli noor ratsatreener ja ma sain ette informatsiooni sellest, et ta teeb enesetapu. Ja sellistes kohtades sa hakkad mõtlema, et kas ma oleksin pidanud midagi tegema, kas ma oleksin saanud seda kuidagi muuta, miks ma selle info sain, äkki ma mõtlesin selle ise välja, ometi see pärast juhtuski. See tekitab nii palju segadust, süütundeid, mure ja nagu sellist nagu, et miks see kõik on nagu niimoodi antud on ju, aga nüüd, kui ma olen ära käinud seal selgeltnägijate koolis, siis ma olen nii palju saanud vastuseid läbi selle, et ma olen endaga siis nagu tööd teinud kõvasti nendel teemadel. Ja see on aidanud mul saada sellesse kohta, kus ma enam ei karda, kus see informatsioon tuleb minu jaoks, ma võtan selle neutraalselt vastu. Küll, aga kui mul on võimalus, siis ma nagu toetan on ju paremini, ma saan ka klientide kohta tegelikult, ma saan nii palju seda informatsiooni, mida nad ei verbaliseeri on ju, ja see aitab mul ju paremini nagu nendega toimetada on ju, ja ma väga sageli ma ei peagi neile midagi ütlema, aga ma saan juba nagu midagi rohkem ära teha. Või siis see, et
et minu jaoks on nii-öelda nähtava ja nähtamatu kokkusidumine on olnud tänu sellele kergem. Ma enam ei pea varjama mingeid osasid endast. Kui nagu võib-olla ma vanasti arvasin, et ma olen imelik. Midagi on teistmoodi nagu, et ma ei sobitu. Kõik teised on nagu justkui nagu normaalsed ja ma olen mingi ebatavaline, on ju, ma ei sobi. Siis tegelikult need koolitused aitasid mul keerata selle nagu enda kasuks, et ma saangi nagu reaalselt ära kasutada kõike seda mäsu, mis mu sees toimub ja see on väga okei. See on minu tugevus, see on minu ressurss. Jah. Ja saad seda lihtsalt organiseerida niimoodi, et see on nagu ka sinu nii-öelda kasuks või nagu... Ja ta ei mata mind enam. Ta ei suru mind enam ja ta ei hirmuta mind enam, ta ei survesta mind enam, et nüüd on see kõik minu liitlane. See on minu tugevus, see on minu jõud. Et ma võiks need küll nagu niimoodi selles mõttes, nad on nii palju aidanud korrigeerida nagu seda mässu ja seda tormi, mis on olnud mu sees. Ja see on jällegi nagu elu muutav. Jälle uus kvaliteet. Jälle üks samm kuhugi suunas. Ja. Et aga hiljem ma olengi saanud teada, et küll ma ikka mõtlesin tükk aega, et miks Kirna mind kogu aeg tagasi kutsub ja kutsub ja tunnen, et ma pean minema. Mul olid elu ühed kõige valusamad aastad seal. Et ja nagu kes tahaks minna tagasi sinna, kus ta koges nagu seda kõike. Aga siis ma saingi aru, et tegelikult see Kirna ongi minu hinge nii-öelda värav või portaal, et olen käinud seal nagu neid kildusid kokku korjamas küll pärast seda ja ikkagi iga korraga olen tugevam jälle. Et selliseid asju nagu näha, märgata, vastu võtta, mitte nagu võib-olla karta, siis see tegelikult avab seda potentsiaali, mis meis on ju. See ongi see, et astud selle hirmule või selle valule, mitte vastu, aga nagu selle suunas. Võtad tema vastu, aga sa astud ka selle vastu, mitte sa jooksed eest ära vaata. Jah. Just ei taha nagu muuta, vaid saadki perspektiivi nagu nendel asjadele. Et jaa, kindlasti sealt on saanud väga palju vägevaid tööriistasid enda toetamiseks, enda mõistmiseks, enda nii-öelda siis erinevate meelte läbi saadud informatsiooni vastuvõtmiseks ja ka lahti kodeerimiseks. Sest väga sageli on see, et nagu kolinal tuleb alla mingi informatsioon ja siis mõtled, et oota, mis ma sellega teen nüüd? Mis asi see üldse on nagu, et aga nüüd on nagu neid tööriistasid, millega saab, võtad jälle sealt oma tööriista ja lähed muugid lahti ja saab kasutada. Jah, nii sa otsustad, kas kasutada või kasutada. Jah, just. Okei. Tulema su igapäevaellu. Teeme natuke sükse teistsuguse küsimuse. No nii. Mis on tegevus, mida sa mitte kunagi ei tee? Never say never. Aga no praegust. Tead mida või? Ma ütlen, et see never say never ka ei kehti siin. Et ma arvan, et ma mitte kunagi ei hüppa bensihüpet. Sest ma kardan kõrgust niimoodi, et ma ei saa seda isegi mitte telekast vaadata. Ühesõnaga, et mind sealt kuskilt ülevalt alla saada, ma peaks olema, mul sobiks see BA meetod, et joodetakse mul piimaga mingit uinutit ja siis ma käisin ära lihtsalt. Siis tegin ära ja siis tehakse video ja siis vaadatakse, näed, tegin ära. Sest kui seda BA meetodit ei rakenda minu puhul, siis väga tõenäoline on see, et sellel hetkel, kui ma hakkan sealt alla kukkuma või liuglema või mis iganes selle asja nimetus on, ma arvan, et ma kaotaksin teadvuse ja mul keha lülitaks välja. Sest see hirm on nii reaalne, et ma ei taha isegi mitte mõelda selle pärast, kui ma mõtlen praegu mingisuguse nagu telekast tuleneva stsenaariumi peale, kus on mingi pilvelõhku ja ei, kehast läbi. Lõpetame siis, lähme kohe järgmise küsimuse juurde, et aga mis on see asi, mida sa teeksid hea meelega? Alati. Tead, see on selline huvitav asi, et kui ma ei peaks üldse mõtlema selle peale, kas mul on raha, kas ma pean tegema kuskil tööd, rahast poleks üldse küsimus, siis üks asi, milles ma jälle võin öelda, et oskan teha, mulle meeldib teha, on toidu valmistamine. Ma tahaks katsetada igasuguseid asju. Minul on kuidagi niimoodi, et ma tahan nii väga toita neid inimesi, keda ma armastan. See käib nii väga nagu
nagu kuidagi kõhu kaudu, et ma tahan, et neil oleks see soojususe, turvalisuse tunne ja et need maitsed oleksid nii head, mis kütkestaksid ja oleksid põnevad ja uued. Nii et ma veedaksin väga palju aega köögis, mulle meeldib see. Ja see peab tulema sellest kohast, kus ei ole sundi. Kui ma pean tegema süüa, siis see võib olla vägagi punane lipp mu jaoks ja no ma olen härjaasta sõnd, et see punane on korralik punane. Aga kui ma saan seda teha naudinguga ja niimoodi, et mul ei ole ühtegi piirangut, ühtegi takistust, ühtegi kohustust, siis see on midagi sellist, mida ma naudin väga. Sest vabast tahtest ja see, et ma lihtsalt soovin seda, praegu tuleb see tuju. Ja no muidugi mulle meeldib väga käia metsas, mul on üks sükene väga südamelähedane mets, kus ma käin jalutamas ja seal ma tunnen, et nagu tulgu see öö, ma tahaks ikkagi veel kõndida. Aga ma kardan pimedust ja siis ma ei saa. Pimedus ei ole kõige meeldivam käia ka selles mõttes, eriti veel metsas kuskil sügaval. Aga alati võib võtta Karul käest kinni ja minna koos. Tõsi? Jah. Okei, väga hea. Kui nüüd võtta tegelikult kõik su kogemused kokku ja kõik su elu tänaseks hetkeks ja me kirjutaks su autobiograafia, mis oleks selle nimi ja kui su ülesanne oleks näiteks panna ostja või siis see nii-öelda, kes ostab see raamatu naerma? Ma ei tea, esimene asi, mis mul tuleb pähe on sõnnijuraka võlud ja valud. See on lihtsalt nagu jube raske oleks kokku võtta, aga nagu see on see, kus enda elu saab ikka mõnuga keeruliseks ka elada. Juba tundub ikka täpselt raamatuga kaasad, kus seal see sõnn hüppab ja kargab ja siis on see, et ai ja siis on see rõõmus ja siis on sõnnijuraka võlud ja väga lahe. No see tõesti ajab naerma vaata. Kui sul oleks võimalus nüüd rääkida nendel sügavatel teemadel, mis me oleme ka siin arutanud, aga sa valiksid endale kas siis minu kohale või siis lõunasöögipartneriks ükskõik kelle, kas ajaloolise isiku, väljamõeldud tegelase või siis ka muidugi elavatest, kes oleks ja mis teemadel? Ma valiksin siis rääkida ma tahaksin rääkida Jeesusega. Ja võib-olla sellepärast, et ilma igasuguste hinnanguteta, seda siin ei ole. Aga ma vahel tunnen, et ma tahaks minna nii palju sügavamale. Ja võib-olla tema oleks see, kes ta kindlasti oleks see, kes saaks öelda vastuseid kõikidele nendele küsimustele, mis mu sees on. Just nagu vaimses plaanis ja nagu väga sügavuti. Et ma tahaks nii väga teada, mis kõikide nende meie kostüümide all on. Et see valgus, mis meie sees on, et kui puhas ja kui särav ja kui süütu ja ilus see tegelikult kõik on. Ja neid küsimusi on kindlasti hästi palju. Kui mina satun nagu sellistesse sügavatesse vestlustesse, siis väga sageli, ja ka tavaliselt need minu vestlused lähevad ka nii sügavale, et mõnel inimesel on nagu juba, et get real, nagu ma enam ei viitsi. et aga temaga ma arvan, et ma saaksin rääkida nii sügavale, et ma saaksin kätte veel sügavamad sügavused, kui ma siiamaani olen kätte saanud. Ja ma arvan, kuidagi selles on, või nagu minu jaoks personaalselt, selles on nii suur kvaliteet. Ma tahaksin kogeda seda nagu ülimat kvaliteeti sügavuse mõistes. Kogu see vaimne teekond, kõik see, et millised illusioonid meil on inimeseks olemisega. Tema on olnud, tema on siin käinud. Mulle meeldiks ka teada saada, et mis see tegelik tema käik siin tähendas, kuidas inimesed seda tõlgendasid, kas nad tõlgendasid üldse õigesti, kas ta oli siis meister või oli ta siis Jumala poeg või kes ta on, kes ta meie jaoks on. Milliseid nõuandeid ta saab anda lihast ja luust inimesele väljaspool seda, mis inimene on kirja pannud piiblisse.
sest ma olen nii veendunud, et igale poole, kuhu tuleb inimene vahele, seal on juba klits sees. Juba on seal mingisugune mõjutus, juba seal on mingisugune arvamus, juba seal on kellegi ühe silmapaari tõde seotud, on ju. Yeah. Ma tahaks nii väga seda puhast, orgaanilist ja need mingid hetked on, kus see ühendus on nagu nii suur, mis iganes kellega siis on see looja, on see Jumal, on see universum, kes kuidas nimetada tahab, see kõik taandub niikuinii ühele ja samale jõule, on ju. Et aga siin selles reaalsuses tahaks nagu jõuda sellesse sügavusse, kus sa saadki aru, et tahaks kätte saada lihtsalt nagu selle tunde, kus tekib see teadmine, et ühest küljest, et kõik, mis siin on illusioon ja tähtsusetu ja teisest küljest nagu selle turvatunde, et aga elu on alati, elu on igavene, elu on nagu, elu ongi, elu on. See ei kao kunagi ära. Ma tunnen, et tema oleks hea vestluspartner. Nagu see oleks mingi siuke ülim kvaliteet. Ma tajusin, et sa juba hakkasid juba vaimus ja mõtlema, et need jutud ja juba hakkas tulema neid küsimusi ja mõtled, et hakkas arutama neid. Ja. Väga sügav ja väga ilus. Tuleme nüüd viimase küsimuse juurde. Siin on ka selline, mis on sinu jaoks sisemine rahu või sisemine õnn? Viimaseks on jäetud kõige raskem küsimus, on ju? Või ka kõige kõrgem? Ma ütlen sulle ausalt, Kristo, et ma ilmselt olen saanud vihjeid sellest elus ainult, mis asi on rahu. Need on mingid hetked, ma tajun, need on mingid hetked, kus mitte miski eksisteerib, ei oma tähtsust. Et see on see koht, kus kõik saab lihtsalt olla, kõik on neutraalne, kus isegi ei paista kõrvalt kuskilt neid positiivse ja negatiivse varje, vaid kõik lihtsalt on. Aga ma arvan, et olles hästi aus, siis seda kogenud oma elus olen ma äärmiselt vähe. Ja kas selle elu eesmärk on üldse nagu elada ainult selles tundes? Kas me ei ole mitte siia duaalsusesse nagu tulnud saama kõiki neid kogemusi, mida me oleme tulnud saama? Võib-olla ühest küljest ja sisemine rahu on ka kõige selle aktsepteerimine, et ongi positiivne, ongi negatiivne, käimegi mööda sinusoidi, käimegi mööda Fibonacci ringi ja lahendame ühte ja sama teemat terve oma elu. Võib-olla see on lihtsalt see aktsepteerimine, aga illusioon sellest, et see rahu on rahu alles siis, kui mitte millelgi pole tähtsust. See illusioon on ka reaalne nagu. Et mis siis nagu päriselt see on või see sisemine õnn? Sisemine õnn ja sisemine rahu on erinevad asjad mu jaoks. Need on nagu selles mõttes, et õnnelik, mõlemad saab olla otsusega ka ilmselt, aga nagu kui me hakkame nagu, näed, see analüütiline mõistus tahab hakata siin selgitust otsima või pakkuma lahendust, on ju, et illusiooni põhjal kokkuvõtvalt sisemine rahu ongi see, kus mitte millelgi pole tähtsust. Ja see ei tähenda, siin ei ole negatiivset varjundit, vaid kõik lihtsalt on. Lubamine kõigel olla, on ju. Aga võib-olla, ma jätan siia õhku selle küsimuse, võib-olla sisemine rahu on see, kus me ei peagi nagu seda rahu nagu sellisel viisil otsima või sõnastama või saabki olla lihtsalt sellest tänutundes kõikide kogemuste eest, mis meil siis on antud, mida me oleme valinud siin selles elus kogeda, on ju. Ja sisemine õnn, see on ilmselt ikkagi nagu protsess. Õnn ei ole mingisugune sihtpunkt. Kui ta saab sihtpunktiks, siis ta hakkab kontrollima, ma arvan, elu ja siis ei saa kunagi õnnelik olla. Aga et ollagi nagu
võimalikult suures tänutundes kõikide nende kogemuste eest, mis on, mõelda sellele, et ja tõesti tunda seda, et igal ajahetkel kõik on täiuslik, sellepärast et ka need ebameeldivused viivad meid ju sellesse kohta, kuhu me tahame jõuda. Iga asi õpetab, hea või halb, kes teab. Kes teab, seda millest teada on. Jah, et see on tegelikult niivõrd sügav arutelu teema ja vot see on üks asi, millest saaks Jeesusega rääkida. Just täna kuulsin ühes podcastis head lauset. Kui sa pole sitta söönud, sa ei tea, kui magus on moos. Just, ja see vastab tõele. Ma ei ole, võib-olla olen, ei mäleta. Lapsepõlves väga palju lukku pandud. Tead, ma vist olen. Ema vist midagi on öelnud, et aga see jäi sinna mähkmete perioodi. Jah, las ta jääda, see mõte on igal juhul minu jaoks magus. Jah, et see lihtsalt see, et see tasakaal, et tegelikult kui me pole kurvad või vihased, kui me pole kurb või vihane olnud, siis me teame, mis asi tegelikult näiteks rõõmus või armastus on näiteks rõõm või armastus. Ja samamoodi siin on see, et kui me tajume, et midagi on valesti, siis me tegelikult enda sees peame ju teadma, et teisiti on ka võimalik, ehk siis me peame olema kogenud seda teistmoodi tunnet ka. Ja sellesse saab tagasi minna. Võib-olla, me mõlemad teame ju seda väga head harjutust, et võib-olla ka kuulajatele anda siit, et kui elus on mingisugune situatsioon, siis proovige sellist harjutust, kus te laenate enda erinevaid külgesid. Ehk siis käige see situatsioon läbi kõige õnnelikuma, kõige vägevama iseendana. Ja käige see situatsioon läbi kõige morbiidsema, kõige kurvema, kõige pessimistlikuma iseendana ja vaadake siis nende kahe vahel, et kumbast te rohkem tahaks navigeerida. Küsige ühe käest, küsige teise käest, iseenda käest, et kuidas selles olukorras kõige parem navigeerida on. Ja vot see on võib-olla hea harjutus, kuidas siis hakata nägema mingeid asju teistmoodi, hakata nägema teisi perspektiive. Meie oleme seda kasutanud. Ja see tunne sellest on ju nii äge ja vägev, on ju. Ja seal sa näed seda vahet, et kui sa oled see morbiidne ja see negatiivne pool on, et siis kui raskeks su keha läheb ja kui alla ta sind tõmbab igalt ei või, siis samas kui sa sellel samal hetkel tegelikult selle switch'id ümber, ehk siis sa teed selle enesekindla, rõõmsa, kerge usalduses oleva inimese, siis see nagu muutus tegelikult on hetkega, kuidas sa ennast keerad teises suunas. Ja see on füüsiline muutus, kehast tuntav. Kehast tuntav, kuidas sa siis oled siuke rõõmus ja lõbus. Et sisemisest rahust nüüd saime siit ühe harjutuse ka, on ju. Väga lahe. Ja see sisemine rahu, eks ta siis, ta jääb küsimuse õhku, mis ta siis on, kas ta on üks või teine. Ja siis ma loodan, et sa saad selle mingil hetkel Jeesusega räägida. Tead. Ma ühel hetkel kindlasti saan, aga ma ei kiirusta sellega. See tuleb omal hetkel. Ma praegu valin olla siin. Absoluutselt. Just. Väga lahe. Aitäh sulle, Elis. Väga see, et sa oled nii sügavalt ja avameelselt jaganud oma seda eluteekonda, kõike seda oma teadmisi, oma kogemusi. Väga lahe, et sa tõid sellega väikese harjutuse meie kuulajatele ja vaatajatele, mida nad saaksid testida. Ja aitäh teile, head kuulajad, vaatajad, et olite meiega selles 3. episoodis. Taaskord, kui tundsid nendes räägitud teemades end kuidagi ära või tekkis huvi, et mis see MER biofeedback teraapia endast kujutab, tahaksid ise proovida, siis meie uksed on teile valla. Leiate rohkem meie teraapia kui ka meie meeskonna kui ka meie keskuse kohta meie kodulehelt lifekeskus.ee. Ja järgmises saates on meil juba külas uus terapeut, seega hoidke kuuldel või püsige kuuldel. Seniks hoidke ennast, võtke aeg iseendale ja näeme järgmises osas. Kohtumiseni.